Prillitoos ei ole oluliselt oma nägu muutnud, sellepärast et siin on ennem nii kaua head tööd tehtud. Meil on ju 29 hooaega alanud nüüd ja ma olen õppust võtnud kõikidest eelnevatest saatejuhtidest ja kõrva taha pannud need teemad, nii et tegelikult see nägu oluliselt ei muutu. Võib-olla tema Prillitoosi niisugune iseloom on natukene läinud elavamaks, tempokamaks, rõõmsameelsemaks. Teemad, mis Prillitoosi vaatajaid on alati huvitanud. Need on tervis, toitumine ja huvitavad inimesed. Me ei avasta siin mitte mingit Ameerikat, me lihtsalt jätkame sealt, kus eelmised saatetegijad on lõpetanud. Katsume anda oma nägemust, tuua midagi uut, kui enne professor Silmer rääkis väga täpselt toitumise alustest, siis nüüd Raivo Vokk võtab juba üksikasjalisemalt kindlaid toidugruppe, kindlaid probleeme, mis toitumise juures on. Meil on erinevad arstid ja katsume rääkida sellest, et mis on siis haigeks olemise alus. Et Riina Raudsik väidab, et mure on see, mis teeb meid haigeks. Ja et muret oleks vähem, sellepärast katsumegi tuua midagi rõõmsamat ja lõbusamat, näiteks inimesi, kes oma eluga väga hästi hakkama saavad. Meil on heast sõnast tõesti puudus ja väga palju on üksikud inimesi, kellega mitte keegi kunagi ei räägi. Mistõttu me oleme pannud sellise väikese rubriigi, kus siis üks kas tuntud inimene või inimene televaataja rahva hulgast räägib ühe loo, millel on alati positiivne lõpp, sest lahendamatud olukord ei ole kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Teine selline minu jaoks armas lõik on Armas asi, mil kõikidel on kodus sellised esivanematelt saadud või kuidagi meieni jõudnud armsaid esemed, asju, linikuid, vaipu, raamatuid. Ja need inimesed on kutsutud siis oma armast asja meile näitama ja seda lugu sinna juurde rääkima, seda emotsionaalset lugu, nii et seda me ootame ka televaatajatelt. Ja kolmas on loomulikult seotud muusikaga, sest muusikat ma tõesti hästi tunnen ja meil on nii palju toredaid lugusid, millel on oma lugu, oma story, saamislugu ja nendest räägivad siis laulu ette kas siis helilooja, esitaja, laulja, laulu tekstiautor, kes iganes, aga igal juhul nii me saame siis ka muusikat tuua saatesse. Aga kõige uuem ütleme, muudatus selles Prillitoosis on see, et meil ei ole enam õnnesoove ja see kindlasti kurvastab väga paljud televaatajaid, aga me leidsime, et see ei ole objektiivne, mitte kunagi ei pääse kõik sünnipäevalapsed nimeliselt ekraanile rääkimata suvest. Suvelapsed jäävad ju kõik välja, nii et me tegelikult õnnitleme kord kuus läbi ühe tuntud inimese, kõiki eakaid inimesi, kõiki sünnipäevalapsi. Need on need suuremad muudatused. Prillitoosi teeme me erinevates kohtades Eestimaal. Me oleme kindlalt planeerinud juba komandeeringu Saaremaal, et vaadata, mis seal toimub, millised inimesed seal on ja mis on nende probleemid. Me kindlasti ei taha istuda ühe koha peal paigal. On väga palju huvitavaid inimesi ja ka seda, millega nad tegelevad. On vanaemade klubisid, on leskede klubisid, on käside klubisid, on laulukoore. Nii et me tahaks jõuda nende kas just kõigi, aga väga paljude juurde ja tuua neid ka teieni. Me oleme käima pannud ka ühe väikese konkursi, nimelt eakad inimesed oskavad suurepäraselt kirjutada igasuguseid luuletusi tähtpäevadeks. Need olgu siis 4–6 realised ja kirjutage need meile. Feelmani 12 on aadress ja saade Prillitoos ja need saavad saates ette loetud ja kindlasti ka pärjatud auhindadega. Nii et vaadake Prillitoosi igal pühapäeval kell 9:10 ja ma usun, et te jäätegi vaatajaks. Armas Prillitoosi vaataja. Põnevaid teemasid on meie ümber nii palju, et kõik kindlasti ei mahu ühte saatesse. Ärge siis pahandage, kui teid huvitavat asja seekord ei näe. See tuleb kindlasti. Et me aga täpselt teaks, mis teile põnevust ja huvi pakub, kirjutage meile või helistage meie automaatvastajale.